Vaktsineerimiskeskus Kaja majas ei ole esimest korda, et esimest korda ta oli siis märtsi lõpus, aprillikuu alguses oli nagu proovi selline kord, et vaatasime, kuidas see kõik nagu toimib ja tegime väiksed ka järeldused koos Tallinna Lääne Keskhaiglaga, et me saame siin vaktsineerimiskeskust avada ja ma arvan, see on väga vajalik, eriti vaadates praegust olukorda ja mul on hea meel, et selline keskus on meil siin linnaosas, meie linnaosas Mustamäel ja loomulikult see annab väikse eelise ka meie linnaosa elanikele, ehk siis ma kindlasti kutsun kõik üles, et võtke osa ja 3 kuud siinsamas meie Mustamäel Kaja Kultuurikeskus on võimalik ennast vaktsineerida. Mina olen tõesti ise vaktsineeritud, antud juhul ma olen saanud ühe süsti, nüüd sellel nädalal 19. kuupäeval saan ka teise süsti. Ma võin öelda seda, et peale seda vaktsiini mina küll mingit erinevust ei tundnud, aga ma olen ka kuulnud, et on ka erinevaid nii-öelda peale süsti saanud tunnetusi, ehk siis kellel on jällegi mingisugune väike peavalu ja kuskil tunnetus, aga see läheb üle ja et minul nagu jah, sellist kõrvalmõju küll ei ole olnud. Kaja Kultuurikeskuses toimub siis suur vaktsineerimine, et meil on plaanis 800 doosi päeval teha ja meil on 6 õde iga päev tööl ja me töötame siis 7 päeva nädalas. Ja et meil on juba kogemus siin Kaja Kultuurikeskuses, et me olime ka märtsikuus, viisime läbi vaktsineerimist ja nüüd me siis jätkame ja meil on plaan siin töötada vähemalt siis augusti alguseni. Meil on täna Pfizer-BioNTechi vaktsiin, mis kannab nime Comirnaty. Et inimesed, kes täna siia vaktsineerima tulevad, on kõik ennast registreerinud läbi üleriigilise digiregistratuuri ja ütlen kohe ära, et selleks nädalaks meil enam vabu aegu ei ole, aga täna kella 5 õhtul saab hakata registreerima järgmiseks nädalaks. Ei ole tõesti paremat moodust sellest pandeemiast võitu saada ja me kõik tahame tegelikult rohkem piirangute vabalt elada ja vaktsineerimine ongi kõige efektiivsem ja ohutum meetod. Käisin täna vaktsineerimas, sain esimese doosi Pfizer vaktsiini. Praegu on tunne hästi hea. Eks näis, kuidas päeva jooksul läheb, et loodan, et ei teki mingeid probleeme. Et gripivaktsiini olen ka saanud, et siis ei ole nagu mingeid probleeme tekkinud, et loodan, et seekord läheb samamoodi. No ühed tuttavad, üks tuttav, kes põdes, sellel oli vist varasemalt vaktsiin saadud, sellel oli korras kõik. Et lähitutvuskonnas ei ole olnud eriti haigestunud. Ja kui on olnud, siis on vist kulgenud kõik korralikult, nagu mingit hullu terviseprobleemi ei ole tekkinud. Soovitan vaktsineerima tulla ja püsige terved.